Tere, armsad lapsevanemad, head õpetajad ja kõik teised osalejad. Et suur rõõm, et olete täna selle Inspire veebiseminariga, kuidas lapse keeleõpet targalt toetada, liitunud. Mina olen Andres Sirel, Inspire tegevjuht. Ja Inspire'is meie südamesi on uue põlvkonna tulevikuoskuste arendamine. Ja selleks, et see tänane seminar oleks võimalikult praktiline, siis me jagame nii teooriat, soovitusi, kui ka tutvustame erinevaid selliseid võimalusi läbi Geniuso rääkivate raamatute, mis on Eesti lapsevanemate ja ka õpetajate poolt väga hästi vastu võetud. Et tõeliselt sellised populaarsed ja hinnatud mängulised tööriistad. Need tegemist on sellise ühelt poolt digitaalse ja interaktiivse keeleõppeplatvormiga, kuhu kuuluvad siis tada rääkivad raamatud ja tarkpliiats ja nad on väga sellised mängulised ja ekraanivaba viis, kuidas õppida keeli justkui muuseas stressivabalt. Tänane peakoolitaja on Elina Heinmäe, kes on 3 lapse ema ja haridustehnoloogia ainete õppejõud Tallinna Ülikoolis. Elinaga me oleme juba mõnda aega teinud väga head koostööd ja Elinal on endal ka niisugune lähedane side nende tada raamatute ja Geniuso platvormiga. Mul on väga hea meel, et saame täna taas teiega jagada erinevaid praktilisi soovitusi. Ja lõpupoole on meil teile ka üks põnev selline boonus, et nimelt me siis täna tutvustame esmakordselt uut Geniuso Mia raamatute seeriat, et see on selline loomulik jätk tada rääkivatele raamatutele. Nii et loodan, et püsite ilusti meiega ja polegi muud, kui hakkame siis pihta. Et ole hea, Elina, sõna sulle üle. Ja, tere, rõõm on siin teie ees olla ja kuna aeg liigub väga halastamatult, et siis ma kohe jagan ekraani ja hakkan asjaga pihta. Nii. Ja kas on ilusti näha, sa võid, Andres, anda tagasisidet? Näeme natuke seda mingi Teamsi akent ka, et kas sa selle saad äkki ära peita? Ma selle kinni panna siit. Vaatame, kas ta lubab mul selle kinni panna. Või tõsta lihtsalt ära? Ja, ma tõstan ta korra ära. Ma panen siit korraks lõpeta. Ja tõstan endal selle siit välja. Nii. Pärast kiusab mind see. Nii, ja ma jagan siis korra uuesti. Nii. Ja panen uuesti jagama. Nii. Lihtsalt kogu ekraan on tulemas. Natuke, väga vabandan, natuke kiusab mind selle ekraani jagamisega, aga ja mina siis täna nii-öelda 2 ametipositsioonis, et olen siis just nagu Andres ütles, 3 lapse ema, et kodus on kasvamas siis 4-aastane, 6-aastane ja 8-aastane ja keeleõppe siis igal juhul teema. Ja igapäevaselt töötan siis haridustehnoloogia õppejõuna, hetkel siis Digitehnoloogiate Instituudis, aga on väga palju kogemust siis ka Haridusteaduste Instituudiga ja ma täna siis ka oma kallite kolleegide häid materjale teiega jagan, et ma ise ei ole keelespetsialist, ma ei ole keeledidaktik, aga ma olen väga vaimustunud ja innustunud oma heade kolleegide materjalidest ja olen püüdnud just välja noppida sellise rohkem vanema vaates pärleid, aga kuna täna on siin ka lasteaednikke, et siis ma püüan ka seda poolt katta, aga jah, täna on tugev fookus lastevanematele, nii et vähem teadust, rohkem praktikat. Aga lähme siis teele, et ma ikkagi surun seda teooriat siia natukene sisse just sellepärast, et me vanematena oleksime natukene teadlikumad ja see teadlikkus aitab ka tegelikult siis neid kuidas küsimusi lahendada. Et võib-olla see esimene võib-olla pingekoht ka vanemana on seesama, et see laps ei sünni selle keeleoskusega, et
ja laps ei saa sellega nagu üksi hakkama, et tal on vaja seda tarka täiskasvanu sinna kõrvale või siis seda eeskuju. Ja tegelikult me võime väga ambitsioonikalt öelda, et tegelikult lapse esimene keeleõpetaja ongi tema vanem, see täiskasvanu, kellega ta kõige esimesena kokku puutub. Ja tegelikult me ise siis kujundame seda keelekeskkonda sõnade, lausete, suhtlusviisiga, selle kõnetempoga, kui valjult või vaikselt me räägime. Ehk siis me ise oleme need esimesed eeskujud ja võib-olla see minu esimene selline soovitus ja mõte, mis ma teile täna kaasa tahan anda, et see laste keeleline areng ei ole võistlus, olgugi, et meil teiste vanematega kipub läbi sotsiaalmeedia ühiskonna tulema ikkagi see laste võrdlemine ja mingi hetk tekib see tunne, et miks see minu 2-aastane veel ei tee seda, et see teine 2-aastane ju teeb. Et tegelikult ka nii-öelda keeleõppes me ei saa öelda, et on üks kindel rada ja kõik lapsed peavad selle raja peale mahtuma. Et tegelikult, et laps liigub tema omases tempos ja nähes enda kolme, nad on juba selles mõttes ebavõrdses seisus, et see keskmine laps on igal juhul paremas keelekeskkonnas kui see esimene, et rääkijaid on rohkem ja see stiimul keelt omandada on ka suurem, sest vanemale õele on vaja järgi jõuda. Et võib-olla see pinge, et ka ühe pere lapsed võivadki väga erinevas tempos areneda just keelelises mõttes, olgugi, et see keskkond, kõik see, mis ma vanemana teen, on neil ju sama. Siis veel sellised põhipunktid, et ma olen siia slaidi lõppu pannud ja pärast ka, kui tuleb kogu see seminari video, et ma püüan ka sinna siis koondada kokku sellised head leheküljed, mida ma ise vanemana olen läbi töötanud ja mida julgen ka teile soovitada, et meil just värske e-käsiraamat on valmis saanud. Ta on mõeldud küll õpetajatele, eesti keele õpet toetav alushariduse e-käsiraamat, eelkõige lasteõpetajatele, aga kuna ta on käsiraamat, siis ta on kirjutatud väga mõnusas, lihtsas, arusaadavas keeles ja seal on hästi palju praktilisi nippe, et neid viiteid ma siia olen pannud ja ma usun, et ma jõuan teile korraga seda näidata. Ja sealt käsiraamatust ma mõned nopped olen siia teinud, et see ei ole minu välja mõeldud teadmine, vaid minu heade kolleegide kokku korjatud teadus, mida nad on ise teinud või siis ise viidanud. Aga mida siis on oluline selle lapse keele omandamise puhul teada? Ehk siis üks on nüüd seesama, et ka ma lapsevanemana saan ju aru, et selleks, et laps saaks rääkima hakata, et tal peab olema siis sellised funktsioneerivad kõneorganid, alustades näiteks keelekidast, et kui tekivad need esimesed kahtlused, kõhklused, et siis kindlasti lastearst, perearst on siin nagu abiks, et kas on mingisugused sellised kaasasündinud tegurid, millega ma pean tegelema, aga võib-olla selline jälle pinge tekitamise koht, et mis on ka varasematest uuringutest nagu tulnud, aga on nüüd tänases teadusmaailmas võib-olla natuke ümber lükatud, et tegelikult, et laps ei sünni teades, kuidas näiteks eesti keele või jaapani keele lauseid moodustada, et ta õpib seda siis kuuldud keele kaudu, mida vanemad siis ees räägivad. Et see keeleõpe on ikkagi omandatav, et keelt õpitakse, et ma ei sünni selle oskusega ja tegelikult, et see on aktiivne protsess. Ja tegelikult ka need teie küsimused, mis te registreerides juba ette saatsite, on natukene sellega seotud, et laps peab tegelikult selle kuulamise kõrval ka proovima, katsetama, et siis mõista, et kuidas siis need sõnad ja laused omavahel kokku käivad, kuidas neid kasutada ja tegelikult laps siis konstrueerib seda oma keelesüsteemi ja see võibki aega võtta ja see laste arengut arvestades võibki olla väga erineva tempoga. Ja tegelikult siis see, mida ta suhtluses kuuleb, on need jutud, vestlused, mängud, et need annavad siis seda väga olulist materjali talle, et oma nii-öelda seda keelesüsteemi siis ise arendada. Ja mul ongi ka mõned praktilised näited just selle poole, et kuidas ma vanemana saan siis neid jutte, vestlusi, mänge toetada.
et lapsel oleks siis hea selline alus. Nüüd veel natuke lapse kõne arengust, et teinekord jälle, mis meil on tekitanud arutelusi, kas siin vanematega vesteldes, teiste valdkondade ekspertidega, et me räägime, et laps ju kuuleb, kuidas me räägime kodus. Et me täiskasvanutena kipumegi hästi palju, hästi kiiresti rääkima, et lapse puhul on tegelikult oluline, et ta mitte ainult ei kuule seda kõnet, vaid see kõne on talle suunatud ja ta saab siis koos täiskasvanuga koos tegutseda. Näiteks, et kui me võtame kõige lihtsama mängu klotsidega, mänguasjadega, mis iganes on need nukud, autod, pusled, et tegelikult, et ma täiskasvanuna jagan lapsega seda ühist eesmärki, meil näiteks vaja pusle kokku saada ja ka siis seda objekti, ongi need pusletükid või on see karu, või mingi muu lelu, et ma saan vanemana siis osutada nendele tegevustele, mida see mänguasi või tegelane teeb ja tegelikult, et laps osaleb selles protsessis, et kas ma palun tal millelegi osutada, mulle midagi näidata, midagi järgi korrata, et jällegi, et kui see laps on sellesse tegevusse koos kuulamisega kaasatud, et see aitab tal jälle mõista, et mida need sõnad ja tegevused tähendavad, siis ja teine just, et kui laps on selles keele omandamises koos selle aktiivse tegevusega, et see aitab tal jälle omandada neid sõnu, silpe, häälikuid, ehk siis, et seda on niisugune hea väljend ka, et eriti nendele, kellel on need 0–3 aastased lapsed, et kõiki tegevusi peaks saatma siis vanema kõne. Ehk siis kas või hästi lihtlabane näide, et kui ma vahetan lapsel mähkmeid, siis ma tegelikult räägin temaga, et tundub nagu totter, aga see on ka see, mida lastearstid ja pediaatrid soovitavad, et ma kirjeldan oma tegevust lapsele, sest et ta kuuleb seda ja tegelikult jälle, et see tegevus on selle kõnega koos. Siis samuti õpib laps mitte ainult siis seda sõnavara, vaid ka seda, et kuidas me räägime, et kuidas üldse see küsimuste vastuste, kuidas see vestlemine toimub. Et ma palun midagi, millelegi osutada, midagi nimetada, ehk siis ta saab aru ka nendest vestluse reeglitest ja oma rollist suhtluses. Nüüd panin siia hästi lühidalt, see on palju põhjalikum, et te saate ka ise tutvuda, kellel rohkem huvi, aga jälle inspireeritud siis natuke teie küsimustest, siis tegelikult on meil selline lihtne 1, 2, 3 reegel, mida on hea ka vanemana siis meelde tuletada, et kui on 1-aastane laps, siis ta peaks suutma moodustada ühesõnalisi lauseid. Opa, auto, papu, et kui ta soovib midagi või väljendab oma soove. Kui on 2-aastane laps, siis ta peaks suutma moodustada 2-sõnalisi lauseid. Emme, opa, kutsu pai, anna juua. Ja kui on 3-aastane, et siis peaks tulema juba 3-sõnalised laused. Et keskmiselt peaks 3-aastane laps umbes 300–400 sõna kasutama ja jälle ei ole mingi katastroof, kui neid sõnu seal on näiteks 250, et ma ise vanemana ka püüdsin täitsa, esimese lapse puhul eriti, lugeda siis, et palju tal on neid sõnu seal sõnavaras, et kui lastearst küsis, et milliseid sõnu teie laps siis räägib, et ma tegelikult suutsin tõesti meenutada, et mis need sõnad on, kui palju neid umbes võiks olla. Aga ka, et võib-olla natukene seda pinget maha võtta, et eks neid nimisõnu ongi kõige rohkem, tegusõna, määr ja omadussõnadega lähebki natukene kauem aega. Ja laps teebki grammatilisi vigu, ta kindlasti ei kasutagi kõiki neid sõnu, mida ta kuuleb, just selle tõttu ka, et lastel on siis aktiivne passiivne kõne. Et kui ta ongi 2,5-aastane, aga ta nagu ei räägi, see ei tähenda, et ta ei saaks aru. Et samamoodi, et lapsel see ise rääkimine, see võibki tulla natukene hiljem ja veel eriti palju hiljem, kui tal on omandamisel näiteks 2 või 3 keelt, et ta peab õppima rääkima mitmes keeles, sest näiteks kodu on mitmekeelne. Aga mis on siis võib-olla selline üks punane rätik vanemale või selline, mitte võib-olla punane, aga selline kollane, et kus võiks reageerida, et siin oli ka küsimusi, et millal peaks pöörduma erispetsialisti juurde, on see siis logopeed, eripedagoog.
või lastearst, et tegelikult see 3-aastase lapse kõne peaks olema võõrale inimesele enam-vähem arusaadav, et loomulikult seal on mingid hääldusvead, väga lühikesed laused, grammatilised ebatäpsused, aga ma saan enam-vähem aru, mis see laps ütleb. Et kui seal nüüd tekibki see, et see lapse kõne ei ole arusaadav, et siis see esimene inimene on võib-olla see lasteaiaõpetaja, kui laps käib lasteaias, et arutada ja rääkida, sest et seal võivadki olla need erinevad põhjused, miks see kõne ei ole veel nii selge või mis on selle hilise kõne põhjused. Ja ma panin siia ka mõned mõtted sellest keelelisest mitmekesisusest, et see on peatükk number 2. Et see on nüüd see, kui ma ise vanemana otsustangi, et ma tahan, et mu laps õpiks võõrkeeli, et nad elavad täna näiteks väga mitmekeelses keskkonnas, et kas siis koolis, lasteaias või kodus, et tegelikult lapse arengu seisukohalt on see tegelikult väga hea, et kui ta omandab juba mingit teist keelt juurde, aga siin ongi oluline siis teada, et selle mitmekeelsusega sa ei saa nagu oma last ära rikkuda, et see pigem arendab teda, see võimaldab lapsel siis tegelikult kasvada selliseks avatud, sallivaks ja mõistma tegelikult seda, et inimesed mõtlevadki erinevalt ja veel erinevalt, kui nad on teisest kultuurist, et igal juhul selline endast väljapoole mõtlemine igal juhul arendab siis seda last nii keeleliselt kui tegelikult ka siis emotsionaalselt ja sotsiaalselt. Ja võib-olla sihuke kõige levinum müüt, mida on siis ka välja toodud, on see, et see kakskeelne laps, et ta peaks justkui samas tempos arenema nagu laps, kes räägib siis ühte keelt. Et see on täiesti normaalne, sest et need lapsed, kellel on vaja omandada näiteks 2 emakeelt või teine võõrkeel juurde, sest et elab teises keelekeskkonnas, et see areng ja tempo on ka väga erinev ja ei saa öelda, et lapse või kakskeelse lapse, et kõne on nüüd maha jäänud. Et seal võibki olla, et näiteks see kodukeel on tugevam, et kui kodukeeleks on näiteks vene keel, et ta räägibki kõik, mis on seotud tunnete, pere, igapäevaste tegevustega, et seal on tema sõnavara ja kõne palju arenenum kui näiteks kooli ja lasteaia puhul. Et seal on jälle võib-olla neid sõnu, mis on seotud just lasteaia päevategevustega, kaaslastega suhtlemisel tugevad, et siin on nagu oluline vaadata, et kas see lapse kõne on mõjutatud sellest, et ta omandab praegu mingit teist võõrkeelt või ta peab saama mitmekeelses keskkonnas hakkama. Ja see, mida ma siis täna teile jagan, on just see igapäevased olukorrad, et mida ma ise vanemana siis püüan rakendada ja tegelikult kõige olulisem minu kui vanema jaoks on ka see, et mu lapsed oskaksid seda kodukeelt piisavalt hästi, kui nad on näiteks lasteaias, et nad saavad oma soovide väljendamisega hakkama. Ja tegelikult lapse keel on siis väga tugevalt seotud tema mõtlemisega, et kui areneb tema aju, siis areneb ka tema mõtlemine, areneb tema keeleoskus ja kõneoskus ja vastupidi. Et see on ka nagu võib-olla üks selline hea nipp, et miks lasteaedades väga palju selliseid käelisi tegevusi tehakse, sest et käeline tegevus väga arendab seda, mis siin kupli all toimub ja kui me saame siin asjad liikuma, et siis me saame ka selle kõnega efektiivsemalt tegutseda. Aga see, mida ma juba korra mainisin, et iga kord, kui ma lapsega räägin, et siis tegelikult tegevusi saadab kõne ja selline küsimine lapse käest, et ta jutustaks, et ta kuulaks, et see eeldab tegelikult minu poolt väga sellist suunatud kõne ja lapse sellist suhtlemise soodustamist ja siis sellised praktilised nipid, mida siis kasutada ja igal pool saab seda kõne toetada, arendada ja korraks panen siia lihtsalt raamatu ja siis kõige populaarsema vastase siis tänane ekraanimeedia. Ja ma ise olen kasutanud siis seda nippi, et see raamatutega koos vaatamine, lugemine
et see on üks kõige tõhusamaid viise lapse kõne ja keele arengu toetamiseks ja tegelikult see on see, millest saab suhteliselt lihtsa vaevaga alustada, et kui kodus on raamatud, et neid sinna soetada, käia raamatukogus, et lapsele saaks raamat kui meedium tuttavaks. Küsimus on pigem jah see, et kas ma valin õige raamatu, et tihti ütlevadki vanemad, et mu 2-aastane, et ta ei huvitu, ta ei viitsi kuulata, et siis tasubki vaadata, et kas see tekst on seal liiga pikk, et üks nipp, mille ma avastasin, on Mõmmi abits, et seal on väga head lühikesed jutud, ei kesta kaua, 1,5-aastane jaksab ka kuulata ja endal on ka tegelikult neid põnev lugeda ja sama loogikat mida raamatu vaatamise puhul kasutada, kus mina vanemana siis esitan küsimusi, palun osutada, loen ette, et sedasama loogikat saab kasutada ka ekraanimeedia puhul. Vahet ei ole, kas ta siis on näiteks televiisor või nutiseade, aga et laps vajab seda täiskasvanu suhtlust, küsimusi, arutelu. Aga selle ekraanimeediaga on üks suur roosa või punane aga. Et ma panin siia siis, see ei ole ka siis lõplik nimekiri, et see on palju pikem, aga sellised põhipunktid, et mis on siis nagu raamatu kiituseks ja mis siis on selle ekraani puhul, et kui ma vanemana olen teinud ikkagi selle valiku, et ma võimaldan oma lastele ekraanimeediat ja just sel samal põhjusel, et mul on 10 minutit, mul on vaja pea ära pesta ja ma tean, et selle aja jooksul ei tee keegi kellelegi viga, et see on täiesti okei. Aga kui ma tahan oma lapse kõne arengut toetada, siis see meelelahutuslik ja lapsehoidja funktsioon kindlasti ei toeta seda keelekõne arengut, et ta aitab lihtsalt, et ta on selline hea kiire lapsehoidja. Aga et see teadlikkus, et mida ma saan siis teha, et lapse kõne läbi ekraani toetada, et see on oluline teada, et raamatu puhul on need plussid, et ta ei stimuleeri lapse aju üle, mida ekraan kipub tegema, just sellepärast, et kui mul on valida raamat või käpapatrull, et need kiired montaažid, kaadrivahetused, helid, et see suunab lapse tähelepanu nendele tegelastele, tegevustele, et mis hakkab järgmisena juhtuma ja laps jälgib seda selle asemel, et kui minu fookus on tegelikult sellel sõnavaral, millest tegelikult see lugu räägib, sellest arusaamine, et siis võib juhtuda see, et see ekraan pigem töötab minu vastu, et kui mu eesmärk on ikkagi toetada lapse kõne arengut, et siis see raamat on võib-olla selline rahulikum valik, aga jälle, et see ongi lapsevanema otsus, et kui ma olen teinud selle valiku, et ma kasutan ekraanimeediat, et siis loomulikult sa ei pea ennast tundma halva lapsevanemana, aga et sa tead selliseid põhiasju, et ma ei hakka neid siin nüüd kõik ette lugema, aga oluline on siis seda meeles hoida. Ja ma näitaksingi nüüd mõningaid selliseid praktilisi nippe just selle Tatatarkade raamatute peal, et meie perre tuli ta siis, kui mu kõige noorem oli 1,5-aastane ja nagu Andres ütles, et ma olen emotsionaalselt sellega väga seotud, sest see oli Tallinna Ülikoolis tudengiprojekt, et tegelikult need raamatud ei olnud algupäraselt eestikeelse sisuga, aga meie tudengid selle eestikeelse sisu sinna panid ja siis salvestamisprotsessis on tulnud ka osadele tegelastele ise hääl anda. Ja meie pere esimene valik ongi ta just sellepärast, et on hea alternatiiv ekraanidele. Et kui on pikad autosõidud, ma tean, et on hambaarsti juurde minek, on pikka ootamist või tõesti ka see, et nad peavadki püsima 30 minutit, teinekord tund aega vagusi, et siis on need Tada raamatud, need, mida me siis esimesena proovime, et see nutiseade on ka variant, aga ta ei ole esimene. Ja ma jagan teile siis neid videosid, kuna ei ole tehniliselt mugav siin kaamera ees neid näidata, et siis need on mul eelsalvestatud ja ma siis kommenteerin video lõpus. Esimene on päris pikk, et on selline pikem vaatamine, teised on juba olulised lühemad ja siin ongi, et kes ei ole varem üldse seda raamatukomplekti näinud, ja sellega kokku puutunud, et see on siis selline hea stardipositsioon. Tutvustan teile siis lühidalt Tada tarkasi raamatuid. Neid on siis komplektis 7. Mina eelistan teda kasutada üldjuhul selles kaasa tulnud kotis. Minul on siis vanema versiooni kott.
ja kotis just sellepärast, et nii on lihtne neid raamatuid kas siis tõesti 7 kaasa võtta, et need kõik 7 raamatut on kaasas või siis võtta ainult 1 ja panna ka see pliiats siia kotti. Ja üldiselt see raamat on meil siis alati kaasas kas siis 1 eksemplarina või ka rohkem. Üldiselt see kõige populaarsem meie peres on loomade raamat ja need on meil alati siis pikkadel sõitudel kaasas, kui me teame, et on arsti juurde minek, kus on palju ootamist või et laps peab püsima paigal, et siis minu esimene valik kindlasti ei ole nutiseade, vaid on see tadaraamat või sarnased alternatiivid. Et esimene tehniline nüanss selle pliiatsi puhul on selle tööle saamine. Üldiselt lapsed saavad sellega päris hästi hakkama, aga tavaliselt täiskasvanud jäävad hätta, sest kannatus saab otsa. Ja pliiatsi puhul selle käivitamiseks peab siin on-off nupu peal hoidma sõrme. Ja kui ta tööle läheb, siis hakkabki roheline tuli põlema. Teinekord ongi see, et vajutatakse 1 korra ja öeldakse, et pliiats ei lähe tööle, et peab hoidma pikalt. Ja tegelikult on pliiatsil kaasas ka selline väga tore minimalistlik juhend. Tavaliselt seda loetakse või ei loeta üldse või loetakse siis, kui pliiatsist jagu ei saada. Et see tasub tõesti, see ei ole väga pikk. Tasub tegelikult läbi lugeda, siin on vajalikku informatsiooni. Aga kui pliiats töötab, siis võibki raamatut kuulama hakata. Mida on oluline teada, et siin peal on siis ka sellised nupud, kus sa saad panna heli pausile, et sa pea ootama, kuni ta lõpuni räägib. Ja sa saad ka panna heli kõvemaks. Nüüd teine oluline nüanss seal pliiatsi tööle saamise kõrval on siis raamatute valimine. Ehk siis ta töötab sellise lugemispeaga. Seda ei pea alati vastu. Jah, et sa ei pea hoidma seda kontakti, et ta korjab siit selle heli nii-öelda sisse ja ma võin seda pliiatsit kasutada kui mikrofoni ja tavaliselt lapsed seda teevad. Ja samuti, et kuna kõlar on siin, siis kui lapsed kasutavad mitmekesi koos või kambakesi ja võib-olla see lärm läheb liiga suureks, et siis nad panevad selle pliiatsi kõrva äärde. Aga siin on siis heli reguleerimisnupp. Touch and read. Loomad. Ja raamatute vahetamine käibki hästi lihtsalt, et oluline ongi aru saada sellest, et kui ma raamatut vahetan, et ma loomasid enam ei taha, ma tahan kodu ja perekonda. Kodu ja perekond. Siis ma teen nii-öelda selle puudutuse selle raamatu peal, mida ma tahan vaadata, et vahest kiputakse mängu osa unustama ja mõnikord lapsed teevad seda teadlikult, et neil on naljakas, et raamatud ajavad jama juttu. Aga üldiselt, et kui sa oled loomad ära märkinud õige raamatu, võid seda siis kasutama hakata. Ja loogika on nendel raamatutel sama, et siin jooksevad siis keeled. Kuna minul on siis ka jälle selline esimene versioon nendest raamatutest, et siin siis ilusti eesti keelt hetkel ei ole, aga täna hetkel poest saadavates raamatutes on siis ilusti eesti keel siin olemas ja keelevahetus käib lihtsalt, et kui ma valin siit õige keele enda jaoks. Los animales. No mina võtan praegu eesti keele. Loomad. Ja lähengi teele. Tavaliselt see on kõige olulisem leht, mis jäetakse enamasti vahele ja asutakse kohe tegutsema ja siis on natukene segadus, et mis siin vaja teha on. Ja siis tuleb üks samm tagasi minna, uuesti minna siia ikoonide lehele. 2-3 aastastele see leht väga meeldib, sest jutt on lühike, ei pea pikalt kuulama. Ja siin on siis lihtne, et tegelikult iga ikooni all on selgitus, mida see ikoon teeb. Kuula laulu ja proovi meiega kaasa laulda. Kuule, mida tuleb teha? Kindlasti saad sa midagi uut ja huvitavat teada. Mängu alustamiseks aseta pliiats lillale ringile. Nüüd on sinu ülesandeks hoolikalt sõnu kuulata ja asetada pliiats õigele pildile. Aseta pliiats loomapiltidele ja kuula, kuidas neid nimetatakse ja milliseid hääli nad teevad. Mära. Varss. Lehm. Ehk siis siit jooksevad siis
nii-öelda ülesanded ja need lähevad keerukamaks. Et siia on ära peidetud väga palju erinevaid helifaile, et kõige lihtsam ongi nimetused, neid kuulata ja järgi korrata. Keerulisemaks läheb juba näiteks siit. Ma olen kindel, et sa tunned neid loomi. Need on ju koduloomad. Pane pliiats nende peale ja kuula. Ma olen teravate sarvedega kitseke. Mullasteks on paar tallekest. Isaks tallel on sokk. Muu, ma olen see, kes suudab anda piima. Ma olen lehm ja... Olen vasikas ja vahel valju. Ema armastab mu nalju. Aseta pliiats lehma peale ja laula kaasa. Kordame üle loomad. Keda sa siin näed? Kuula ja aseta pliiats nende peale. Oinas. See ei ole õige. Proovi uuesti. Oinas. Jaa, õige. Lambatall. Ei. Suurepärane. Kitsetall. Ehk et laps saab siis ka kohe selle tagasiside. Ja samamoodi, et siin on võimalik siis iseseisvalt toimetada ja mida lapsed teinekord siis tahavadki, et ta saab iseseisvalt toimetada, aga ta võibki vajada abi nende ülesannete puhul. Et siin saab minna siis keerulisemaks, need küsimused lähevad keerulisemaks vastavalt siis sellele, milline on lapse keeletase. Ja kui ma ise lapsevanemana teen esimesi samme keeleõppes ja mind huvitab just hispaania keel, Los animales. siis tegelikult ma kuulen sellest samast pliiatsist väga kvaliteetselt nii-öelda hispaania keelt oma kodukeelena kõnelevalt inimeste õigeid hääldusi. Del caballo la hembra, yo soy la yegua. A mi potrillo recién nacido lo limpio con la lengua. Ja siin võib-olla lähebki keeruliseks see, et need eestikeelsed ja muukeelsed tekstid ei ole üks ühele. Just sellepärast, et eestikeelsetes tekstides on arvestatud ka natukene seda eesti kultuuri, et siin on ära siis peidetud just sellised mõistatused, vanasõnad, kõnekäänud. Aga selliste sõnade õppimise puhul töötab igal juhul. Con el boli, toca las imágenes de los animales y escucha cómo se llaman y qué sonido hacen. El caballo. El toro. La vaca. El ternero. Les animaux. C'est moi le petit agneau. Je serai bientôt très beau. Je suis une brebis bien blanche qui porte sa cloche. La brebis. La chèvre. Le chevreau. Ehk siis nende raamatute puhul on oluline tegelikult kõigi nende ikoonidega tutvuda. Lapsed iseseisvalt kipuvad jääma tavaliselt siia nende kahe juurde. Nad harva jõuavad siia ja tegelikult mida väiksem laps ja kui nad saavad aru, et nootide alt tulevad laulud, siis sellistele 2-3-stele võibki täiesti ka ülesande anda, et otsige üles kõik need laulud siit raamatust. Ja tegelikult ka see on lapse kõne arengu seisukohalt väga hästi ja väga oluline, et ta tunneb ennast selle raamatuga tegelikult turvaliselt ja ta nii-öelda valitseb seda raamatut, et ta oskab siin toimetada. Ja see sama põhimõte on tegelikult ka teistes raamatutes. Kodu ja perekond. Touch and read. Ja võtan siis näiteks teise raamatu. Kodu ja perekond. Ja loogika jälle kõik sama, et saan valida keele. Siin nüüd natukene võib neid ikoone olla rohkem, sest et kõigi raamatute sisud on ju teemapõhised. Võtamegi väga selline põhiline asi, sugupuu. Selles raamatus õpid tundma perekonda, keda siin leheküljel näed. Mina olen Emma ja Uku isa. Mina olen Emma ja Uku. Tere! Mina olen... Vot sellist asja kipuvad lapsed tegema. Mina olen koer Joonatan.
et näiteks, et raamatud on oma teemade tõttu pisut erinevad, et siin näiteks Kodu ja perekonna raamatus on siis selline kollane riba, kus õpitakse uusi sõnu, mida siis loomade raamatus ei ole. Ehk siis kõik raamatud on oma teemadelt erinevad, aga need ülesanded, mis siin on, et neid siis tasub tõesti koos lastega vaadata ja võtta ka endale võib-olla mõni õhtu ja tutvuda selle raamatuga põhjalikumalt. Nii, enne kui sa Andres järgmise paned, et siin on 2 küsimust. No ei saa parata, tootereklaam on ka, et vastasel juhul meil seda veebiseminari ei oleks, kui meil neid tadaraamatuid ei oleks. Ja tihtilugu, ütleme, et need raamatud on meil turul juba varsti 3 aastat, võib-olla aasta võime maha võtta, et siis ta oli pigem katsetamise baasis. Et tihti me näemegi täna tagasisidet nii lasteaedadest kui kodudest ongi see, et seda raamatut ei osata kasutada ja siis ta mõnikord saab alusetult kriitikat just sellepärast, et ei käida neid ikoone läbi. Et minu soovitus küll, et kes on komplekti ostnud, mängige kõigepealt ise. Ükskõik, oled sa lapsevanem või õpetaja, et tee see raamat endale nagu selgeks ja teine et ma olen nõus, et osad tekstid on võib-olla liiga kiired ja kui on laps, kes teeb alles esimese samme selle eesti keelega või tegelikult ka teised keeled, et kui ta teeb esimese samme hispaania või prantsuse keelega, et sealt tasubki valida, ma pärast näitan ka ühte materjali, need lihtsamad, kus ongi ainult sõna, et ei ole riimid, ei ole pikad mõistatused, vaid ta kuulebki ainult ühte sõna. Ja teine hea soovitus, mida algajam keele nii-öelda omandaja, siis laulud töötavad kõige paremini, et need 1,5-aastased esialgu kuulavadki neid laule ja tegelikult laulud ja riimid on üks väga oluline keeleõppe osa, et tegelikult lasegi tal kõikidest raamatutest otsida seda noodi ikooni ja tegelikult see on juba esimene selline samm, et ta kuuleb seda korrektset eesti keelt, seda korrektset hääldust ja ta saab juba selle eduelamuse. Aga me võimegi siis selle lükke teha, et ma panen siia siis selle video, mis on, ma saan sulle Andres öelda, siis vaatangi, kas ta siin kaustas praegu mul ei olegi, aga äkki panegi siis praegu näitame praegu ära need laste videod, et mul on seda teoreetilist materjali ka. Vaatame, kuidas me ajaliselt jõuame, et pane korraks see laste video mängima. See. Vaata nüüd ise. Aga mida sa ei tea? Televiisori pult. Oli nüüd täitsa ise, mida sa ise ei tea. Sööri. See pole söörit üldsegi. See on puhuringas, nagu sülejamas käib selle ümber. Et sa võid panna ka korraks teise video, et siis ma selgitan ära ja saan vastata ka järgmistele küsimustele. Delfiin. Tasa. 2 hästi põgusat näidet, lapsi on väga keeruline filmida sellistes pedagoogilistes olukordades, aga et siin oli ka üks küsimus, et kui mul on ainult üks komplekt, aga lapsi on rohkem, see võtabki natuke aega, sest vaja on teha kokkulepped, et kuidas me kasutame, kelle kord on, tegelikult nad väga hästi juba reguleerivad seda ise, kui on varasemalt kokkulepped muude asjadega, et rühmades ongi, et lapsed töötavadki siis pliiatsiga kas 3 kaupa või siis tõesti, et kas on individuaalselt ja selline koos kasutamine, et see teine video oligi, et lapsed olid eraldunud suuremast seltskonnast, et mida õpetajad on lasteaedades praktiseerinud ja ka vanemad kodus, et selle raamatu kasutamiseks on siis kas mingi lugemispesa või mingi kindel koht, kus ma saan seda rahulikult kuulata, nii et ma ei sega teised ei sega mind. Et tihtilugu lapsed ka ise on väga leidlikud, leidmaks neid kohti, kus neid kasutada. Ja tõepoolest, et kui te laule kuulate, et kui te panete eesti keeles, siis laulud on korrektses eesti keeles ja need ei ole lihtsalt
eesti keeles, vaid meil oli muusikadidaktik abiks, kes just aitas nende laulude loomisel ja tõepoolest, et kui sa keele ära vahetad, et siis saksa ja inglisekeelsed laulud ei klapi, et enamasti need laulud on inglisekeelsed, lihtsalt sakslased ei ole nendega ühendust võtnud ja öelnud, et kuulge, me soovime siia saksakeelseid laule, et meie lihtsalt tublid eestlastena soovisime, et see materjal oleks meil eesti keeles kättesaadav ja tegelikult tudengid ka selle sisu sinna ise lõid, et see on lihtsalt hea tänuväärne, et meil on ta eesti keeles, aga jah, niimoodi saksa ja inglise keeles kohe täpselt paralleelselt on võib-olla natukene keeruline teha. Laulude tekstid hetkel ei ole raamatus olemas, aga need tekstid olema nüüd avalikult meil õppematerjalides. Mingid tekstid on minu arust kättesaadavad, et ma ei ole praegu kindel, kas nüüd kõikide laulude tekstid, et kas seal oli mingi kindel nimekiri, aga need tekstid on tegelikult olemas, et saab ka tekstiliselt kõrvale võtta, need on meil õppematerjalides olemas ja pärast saab need lingid siis ka panna. Ja, et saadame pärast siis kõigile selle lingi koos laulu sõnadega ka. Ja kui on ehk veel küsimusi, et tegelikult, et kõik, mis puudutab siis seda lapse kõnearengu toetamist, et hakkab väga mugavalt ikkagi sellest raamatust pihta, et kui kodus ei ole seda raamatu koos vaatamise kultuuri, et kellel on veel see luksus nende 0–3-stega seda tekitada, et siis ma kindlasti soovitan, aga need lapsed, kellel juba näiteks koolis, kas teise võõrkeele omandamine, et siis see Tada komplekt ja nüüd ka see uus Miia komplekt võimaldabki tal tegelikult hakata iseseisvalt minema ja seda pinget nagu maha võtma, et ma ei oska või ma ei saa aru, et see raamat on selles mõttes hea selline sõber. Ja Andres annabki siis selle ülevaate, kus neid soetada saab ja mis kõik sellega kaasas käib. Et mina esindan seda pedagoogilist poolt, et kuidas nendest raamatutest siis maksimaalselt seda keeleõpet välja pigistada. Ja, aitäh sulle, Elina. Võime teha siis vahepeale selle põike, et räägime selle ära, et kellel on huvi nende Tada raamatute vastu, et siis kus seda infot saab. Jagan teile kohe välja, et tegelikult see kogu kõige lihtsam saada nagu ülevaadet siis Tada raamatutest võimalustest ja ka ostuvõimalus on läbi Insplay lehe, et see on siis insplay.ee ja sealt kaldkriips Geniuso. Geniuso on siis kogu see keeleõppeplatvorm. Ja siit leiate siis ülevaade nende raamatutest, et meil on palju selliseid rahuloluvaid kliente, et kes on raamatutest ka kasutavad neid kodus. Ja siit saate siis kohe ka selle tellimisinfo ja hinnainfo, et Geniuso põhikomplektidele on meil sellised Insplay e-poes praegu ka soodsad hinnad, et Tada see raamatute põhikomplekt, kus on siis 7 raamatut ja tark pliiats, et see on kõige menukam, et seal saab kohe nagu siukse hea valiku. On eraldi müügil ka siis stardikomplekt, kus on siis pliiats ja loomade raamat ja kõiki saab osta ka eraldi, et on olemas siis müügil ka Tada see lihtsalt tark pliiats ja kõik 7 raamatut eraldiseisvalt. Aga nagu te näete, siis siin on meil ka väljas juba need uued Miia seeria raamatud, et ma annan praegu siis Elina sulle korra sõna tagasi, et saame rääkida ja tutvustada neid raamatuid ja siis kui teil on seni veel küsimusi tekkinud, et siis võite julgelt chati kirjutada. Ma natuke tutvustan ka siis teist head alternatiivi ekraanidele, et kes siis on raamatusõbrad, et kohe-kohe on lettidel saades siis ka need raamatud, ehk siis kaks raamatut Miia linnas, Miia talus ja nemad tulevad siis juba sellistes natuke teistsugustes kottides, mis ka tegelikult lastele väga meeldivad. Siia mahub ilusti A4 sisse.
võib-olla ka peenmotoorika mõttes on siia lihtsam neid raamatuid sisse panna, et meil praegu ongi lihtsalt Tada-raamatud on ühes kotis, Miia raamatud teises kotis. Aga töötab jälle täpselt sama raamatuga. Tehniliselt on vaja siia siis internetilehe pealt, et kui mul see pliiats on olemas, ostan ainult raamatu ja laen internetist alla siis selle Miia talusfaili ja ta töötab siis jälle samal põhimõttel, et siin on koodid. Pean andma raamatule märku, kui ma nüüd Tadaga lõpetasin. Miia talus. Ja loogika selles mõttes sama, et siin on ära seletatud kõik koodid. Aseta igal leheküljel pliiats kõlari peale ning sa kuuled jutu järgmist osa. Numbritega ringid peidavad endas ülesandeid. Saad ise otsustada, kas sa lahendad kõik ülesanded järjest või jätad mõne vahele. Iga lehekülje üleval paremas nurgas näed sa koer Mukit, kass Kitit ja lehm Punikut. Iga loom on sulle ette valmistunud erinevad ülesanded ja mõistatused. Ehk siis siin on samamoodi koodid, et kas vajutavad pliiatsiga siin või siin, siis ta seletab, mis tuleb. Et siin tasub seda tegelikult eriti, kui on üleminek siis nendelt Tadalt Miia raamatutele, et siin loogika natuke on teine, ikoonid on natuke teised ja lapsed võivad vajada natuke abi, aga kui see on ühe korra läbi tehtud, siis on suhteliselt lihtne arusaadav neile. Ja miks mulle need Miia raamatud meeldivad, et nad natuke täidavad ka seda jutustaja funktsiooni pikemalt, et see sama Sinine kõlar, et siin on tegelikult see kogu lugu ja täiesti õhtujutuna igati kuulatav, et see lugu on pikemalt, aga kui on täpselt sellised 2-3-sed, kes ei jaksa pikalt kuulata, et on võimalik tegelikult nende tegelastega siin tutvuda ka ilma seda pikka kogu lugu kuulamata. Ehk siis nii nagu Tada-raamatute puhul on siin võimalik lihtsalt keskenduda kas loomadele, mingitele detailidele. Aga ta erinevus on siis siin, et siin on nagu üks lugu, selge alguse, keskpaiga ja lõpuga, mida siis Tada-raamatutes ei ole. Ja siin käib see avastamine siis samamoodi, et ma näiteks valin siit endale selle looma ja tahan teada mõistatusi. Kas sa mäletad, mis olid kassipoegade nimed? Leia pildilt kassipojad, ütle nende nimed ning aseta pliiats nende peale. Miau! Mina olen väike must kassipoeg ja mu nimi on Liia. Tere! Mina olen kassipoeg ja mu nimi on Miia. See lugu on minust ja mu väiksest õest. Karvapalli truu, mu südames hool, rõõmsalt hüppan mänguhoos. Valjult haugun, kui vaja valvan maja, sõbralik liputan saba. Ja, et nende Miia raamatutega siis on loogika sama, et ta töötab samamoodi selle puudutamise peale, et kui sa Tada-raamatutega lõpetad, siis sa teed puute sinna Miia raamatu peale ja Miia raamatute siis kõige suurem erinevus on siis see, et seal on nagu terviklik lugu, et kui Tada-raamatud on sellised, et sa võid täiesti suvalisest kohast võtta lahti raamatu, siis Miia puhul on see, et ma saan võib-olla natukene rohkem kasutada seda ka unejutu formaadina, et on kindel algus, keskpaik, lõpp, et seal on niisugune üks läbiv lugu, aga on ka võimalik, et kes on need kannatamatumad kuulajad, kelle tähelepanu on seal 2-10 minuti juures, et siis saab ka seda Miia raamatut vaadata selliselt, et ma võtangi ta suvalisest kohast lahti ja ma keskendun seal eraldi mingitele loomadele, tegelastele, et ma ei pea tegelikult kogu seda pikka lugu jälgima. Aga põhimõte on sama ja tehniline nüanss on siis ka, et nendele pliiatsitele, näiteks kui sa oled varem juba pliiatsi soetanud, et sa lihtsalt laed veebilehelt selle Miia raamatu faili alla, paigaldata sinna pliiatsisse nagu mälupulgale faile ja kui sul on see Miia raamat olemas, et siis saad kohe kasutama hakata. Ja ma panen siia ka ühe lingi,
et kuna oli väga palju küsimusi just sellise keeleõppe kontekstis, et me kõike lihtsalt ajaliselt ei jõua siit läbi võtta, sest võiks eraldi veebiseminari teha. Et siis, kuigi meil just hiljuti ka oli ja suure tõenäosusega jaanuaris tuleb, mis on puhtalt ainult keeleõpe, et hoidke siis silmad-kõrvad lahti, aga seesama materjal, mis ma jagasin, et on siis kokku pandud Tartu ja Tallinna ülikooli poolt ministeeriumi palvel. Seal on 16 peatükki, et mina praegu siin kasutasin noppeid teisest ja 6. peatükist. Kuna ta on väga värske, et siis on 3 peatükki minu arust seal veel avaldamata, et kuna detsembri lõpuks peavad need olema kõik avalikud, aga kellel on just rohkem hästi spetsiifilist huvi, mis puudutabki, kui laps kasvab väga erinevas keelekeskkonnas või ongi see olukord, et rühmas ongi kõik eesti keelt kõnelevad lapsed, aga minu lapse kodukeel on vene keel, et mis ma siis vanemana saan teha, et mis on koostöö lasteaia ja kodu vahel ja sellised tõesti praktilised nipid ka lastevanematele, et see on niisugune hea lihtne, mõnus lugemine ja ei pea kogu käsiraamatut läbi töötama, et sa võtad selle peatüki, mis sulle antud hetkel oluline on. Nüüd see küsimus, et kas pigem Tada või Miia? No mõlemad on huvitavad, et lihtsalt Tadaga on see, et minu kogemus on lihtsalt see, et minu lastel näiteks on see Tada kogemus all ja siis nad natukene olid hädas, et see Miia raamat ei käitu niimoodi, nagu nad on Tada raamatuga harjunud. Nüüd, kui neil ei oleks seda Tada raamatu kogemust all olnud ja nad oleks puhtad lehed olnud ja hakanud kasutama lihtsalt Miiat, siis ma arvan, et tehniliselt ei ole nagu vahet. Et see on nagu väga hea küsimus, et ma peaks justkui nagu 2 lapse vahel valima, et kumb on parem, et nad on mõlemad head, et Tada, võib-olla Miias on rohkem sellist pikemat juttu, et kui ma tahangi rohkem sellist loo jutustamist ja et ka laps kuulaks seda pikemat juttu, et siis Miias on seda natukene rohkem. Tadas on pigem seda keerukust, et ma saan alustada hästi lihtsate asjadega, aga ma saan minna väga keeruliseks, nii et isegi täiskasvanul on teinekord nagu raske. Mõtlen küll, et oskan eesti keelt. Et Tada on jah, natukene võib-olla isegi sinna kooli välja, et saab nagu jätkusuutlikumalt, aga Miial on ka nagu omad võlud. Nii, ma vaatan, et siin on... Nii, aga võtame vahele siia ka ühe eelnevalt siis tulnud küsimuse. No võib-olla seda natuke juba puudusid, aga et siis kui on mitmekeelne perekond, et siis kas lapsevanem peab suhtlema kodus lapsega eesti keeles või mitte? Et nüüd ongi näiteks seesama olukord, et laps käib lasteaias, kus kõik rühmakaaslased räägivad eesti keelt ja tema on muu kodukeelega, ükskõik on see vene keel, prantsuse, hispaania keel, siis tegelikult julgustatakse nii õpetajad kui vanemaid ikkagi kodukeeles rääkima julgelt lapsega ja nii nagu mul seal slaidide peal ka oli, et tegelikult et kodu ongi see, kes saab toetada seda kodukeelt. Et kui lapse igapäevane kogemusruum seal lasteaias on niikuinii eesti keel, et siis võib tekkidagi see nihe, et kus ta siis saab selle keele, mis on tema enda emakeel, et see ongi kodu roll, et igal juhul, et kui meie kodukeeleks on ukraina keel, vene keel, siis ma oma lapsega räägin kodus ikkagi selles kodukeeles, et ta õpiks ka oma emakeelt rääkima ja tegelikult lasteaed ja kool teevad siis seda, et õpiks ka teise võõrkeele juurde, ma saan seda toetada igal juhul. Kodu on siin see kõige olulisem kodukeele toetaja. Siin on veel üks küsimus, et kas kui laps on 8, kas on hilja soetada? Ei ole, et mina olen ka täitsa kinkinud mõnele kooli minemise kingiks
selle tada just sellepärast, et seal on inglise keel, seal on hispaania keel, seal on saksa keel ja tegelikult vajavad need 8-aastased ka teinekord just sedasama tunnetust, et ta valitseb seda keelt ja tegelikult, kui need 7-8-aastased lähevad sinna esimesse klassi ja tuleb hakata lugema ja nad saavad aru, et see on raske ja tal ei tule see, siis see tada, et mida ma näen enda 8-se puhul, et meil ongi nagu kokkulepe näiteks, et ta peab sealt aabitsast nüüd selle peatüki või jutu ära lugema kirjatähtedes ja nüüd on veel lausa 2 korda vaja, et siis olgu, loe 1 korra ära ja sa võid näiteks minnagi selle tadaga nüüd mängida seal 20 minutit, siis ta tunneb, et ta vähemalt millegi üle on tal kontroll ja siis selle tada üle on tal kontroll ja seal ta tunneb, et ta tunneb ennast eesti keeles tegelikult tugevalt hästi ja ta tuleb nagu parema motivatsiooniga uuesti sinna siis neid kirjatähti lugema. Et ma kasutan seda tada ka teinekord just mingis mõttes selle premeerimise või vahetegevuse vahena, et kui ma lasen ta lihtsalt nutiseadmes mängima, siis ma tean, et see aju on pärast krussis ja sellest teisekordsest lugemisest ei tule midagi välja, aga et sa saad siis tadaga natuke aega mängida. Nii et 8-aastasele sobib. Võtan ühe küsimuse veel, mis on varem tulnud, et milliseid näpunäiteid ja ideid on raamatute kasutamise kohta, kui on rohkem kui 1 laps korraga, et see võib olla kodus, on mitu last on ju või ka lasteaias näiteks rühmaruumis? Ja, et minu 3 on nüüd seda kasutanud, et ütleme esimene kuu aega läks selle peale, et me saime paika nii-öelda need kokkulepped, et sai kisu ära, et muidu tulevad raamatust lehed välja. Ma näen täna, et mu teine laps ei ole võib-olla nii suur seadme omaja, et kui esimene laps tahab ikkagi enda käes hoida ja et need kokkulepped, et nüüd on sinu kord läbi, et anna raamat ja pliiats õe kätte ja teised on nii-öelda vaataja rollis, et mõne lapsega on see nagu keerulisem, tuleb rohkem kokkuleppeid teha. Nad tegelikult saavad aru ja mõnele lapsele meeldibki olla selline aktiivne kaasaelaja, ta ei pea ilmtingimata seda pliiatsit enda käes hoidma, aga ta soovib, et siis see liider või omanik, kelle käes on pliiats, et ta võtaks siis teiste nõuandeid kuulda, et mina teen need 2 looma, siis teed sina need 2 looma ja mida lasteaedades on kasutatud ongi, et lapsed näiteks istuvad 3 ringis, et mina teengi selle lehekülje loomad ära, siis annan järgmisele, nad on tegelikult väga huvitatud sellest, et üldiselt jah, üle 3 lapse nagu ühe komplektiga on nagu väga pigem keeruline ja mida on lasteaedades ka tehtud, on siis pesad, et kõik lapsed ei peagi korraga selle komplektiga tegutsema, et 3 last, neil on seal 10 minutit, siis nad liiguvad kuhugi teise tegevluspessa, et eriti kui on selline suunatud tegevus ja kodus on ka, et vahest ma olen selle komplekti pannud ära paariks päevaks ja siis kui ma jälle välja võtan, et siis neil on jälle uus huvi. Et aga üldiselt ja, et asi on pigem kokkulepetes ja saavad väga edukalt ka mitmekesi kasutada. Ja võib-olla see tehniline nüanss, et nendel on kõrvaklapi võimalus, et saab panna ka kõrvaklapi külge ja laps saab tegelikult siis kuulata kõrvaklapiga, nii et üks klapp on ühe kõrvas, teine teises, aga minu kogemus on see, et nad pigem ei taha, nad panevad siis kõrva äärde. Ja siis on küsimus veel selle kohta, et kas see tada pliiatsit saab kasutada nii Miia kui ka siis tadaraamatute puhul. Teha, et see pliiats on universaalne, nii et kui kellelgi on olemas juba see tark pliiats ja tadaraamatud näiteks ja nüüd soovite kasutada Miia raamatutega, siis saab seda pliiatsit lihtsalt uuendada, et laadida tuleb sinna selline uus fail, mis selle raamatu aktiveerib, nii et ja see raamat või tähendab pliiats ise on universaalne. Ja need tehnilised nüansid on ka seal õppematerjalide juures üleval, et kuidas neid faile sinna siis juurde panna, kellel on vanemad versioonid pliiatsitest, aga kui on uus komplekt, et siis on juba olemas. Ja, et Elina siin mainib vahepeal õppematerjali, ma näitangi korra selle koha veel üle, et kui nüüd seal samas olla insplay.ee/Genuuso lehel, et siis siin on ka kohe selline link, tada õppematerjalid, juhendid, eestikeelsed audiofailid, et see lehekülg avaneb siis Insplay hariduse veebis. Siin on siis et palju just haridusasutustele suunatud materjale, et sobib loomulikult ka lapsevanematele, kes tahab ise juhendada tegevusi kodus, aga siis on siis ka kordunud kippuvad küsimused ja varasem üks veebiseminar, mis me oleme teinud ja need laulusõnad siis lingime ka siia lehele ära. Nii, kas praegu on veel mingid küsimusi jooksvalt? Et osad, ma usun, enamus küsimusi, mis meil eelnevalt laekus, et Elina vastas juba siin seminari ajal ära,
et kui veel mõni oli spetsiifilisem võib-olla, siis me paneme nendele küsimustele ka vastused siis hiljem veebi ja jagame koos salvestusega teile kõigile välja. Jah, et need on meil olemas, et siin ma saan panna sellised kokkuvõtvad lõigud ja lingid, et kust siis juurde infot tankida. Nii, aga tundub, et hetkel kohe küsimusi ei ole. Nii et kui hiljem tekib, siis võite alati võtta meiega ühendust, et Insplay on see, kes neid todatooteid maale toob ja kõikidele siis nendele üldistele ka keeleõppega seotud küsimustele siis pärast paneme ka kirjalikud vastused, jagame teile koos siis selle veebiseminari salvestusega välja. Ja tore veel oleks kuulda teie tagasisidet, et võite ka chati panna, et mis on täna selline asi, mis te siit kaasa võtsite seminarilt. Ja aitäh, Marje, jagamast, et tore kuulda, et oli huvitav. Ja minu meelest et me Miia raamatutest hakkame kindlasti veel edaspidi rohkem rääkima, et need on väga põnev jätk Dadaseeriale, et just kuidas niimoodi muinasjutuna kogu seda raamatut käsitleda ja ka väga põnev niisugune mänguline viis, et see on väga, väga huvitav ja ootame huviga, et järgmisest nädalast peaks need raamatud meile jõudma, et siis on võimalik neid ka juba niimoodi kohale toimetama hakata, aga seni saab juba ka veebi kaudu neid ette tellida. Ja aitäh teile tagasisidest, et väga rõõm kuulda, et oli huvitav. Ja suur tänu, Elina, sulle, et jagasid oma kogemust. Nii et võtame siis tänaseks otsad kokku. Aitäh kõigile osalejatele ja järgmise korrani. Head õhtut. Nägemist. Nägemist.